ei tohi hammustada. Ütleme tere hommikust! Tere hommikust! Kuidas läheb, Sofi? Hästi. Ma just näitasin paari kaadrit sellest, mis toimub meie mänguasja maailmas siin kodus. Sofi, kas meil on väga palju mänguasju? Jaa. Kui palju meil neid on? Nii palju. Jaa, kõik kohad on mänguasju täis. Jah. Terve suur tuba on mänguasju täis. Jah, me peame ikka midagi ära andma. Ja mõned oleme juba vahepeal ära ka andnud, aga ikka on päris palju. Ja praegu on selline probleem, et Emily on ju 1,5-aastane ja tema muudkui käib ja tirib kõik asjad riiulite pealt alla, teeb karbid lahti, puistab asjad välja ja läheb minema. Kogu aeg aina käi tal järgi ja korista niimoodi hommikust õhtuni kogu aeg. Mis juhtus? Tšau! Emi, tule istu siia. Tule istu siia. Nad on niimoodi allapis. Aga tahtsin rääkida sellest, et me istume praegu siin magamistoas voodi peal ja meil on selline magamistuba, kus on 4 inimese voodid. Ehk siis me kõik 4 magame siin ühes toas. Siin on Emily voodi, Emme koht, Issi koht ja Sofi koht. On ju niimoodi? Ja me magame kõik kõrvuti ja meile väga meeldib see ja meil on siiamaani väga meeldinud see. Aga nüüd ma arvan, et hakkab tulema õige aeg selleks, et lapsed saaksid oma toa. Ja kuna meil on 2-toaline korter, siis me ei saa neid teise tuppa kolida. Me peame ise hoopis siit toast välja kolima. Ja see on täiesti okei lahendus meie arust. Et me selle suure hiiglasliku voodi viime siit ära ja ongi lastetuba. Ja kunagi, kui meil on suurem kodu, võtame selle voodi jälle välja. Vot, teeme nii, Sofi või? Kahjuks me päris täna ei saa hakata siin mööbeldama, sest Issid pole kodus ja ma ei jaksa seda voodit liigutada. Aga asi, mis me teha saame, on see, et me saame juba mänguasju hakata siia magamistuppa tooma. Teeme väiksed ümberkorraldused ja toome kõik mänguasjad siia kappi, et nad oleks kapi uste taga, et Emil ei saaks neid lihtsalt kogu aeg lahti tõmmata. Ma lähen inglise keeles elama niimoodi. Inglise keeles lilleke. Vastajast tehtud pilt. Ongi. Vaata šokala. Emmi aitab ka koristada, jah? Jääb kõik laiali nagu ikka, jaa. Jah, täpselt nii. Kas kardad ju? Kardad mustust või? Jah. Võta kõik mustus ära. Vaata, Sofi, mis ma leidsin. Vaatame Sofia esimene eluaasta. Vaata, see olid sina, kui sa alles emme kütu sees olid. Aga see on mingi asi. See on mingi asi ju. See olid sina, kui sa hästi väike olid. Aga mingi kuline peas. Joo. Vaatame edasi. Vaata sina, kui sa sündisid. See olid hästi pikad küüned. Oo, vaata. Jah. Vaata, vanaisa. Sul oli lutjuus. Kas sa mäletad? Mesi mumm peas. Jaa. Vanaisa ma tikiga. Jaa. Ja siin oled emmega. Aga kes see siin on? See oled ka sina. Vaata, kui armas. Siin sa said 1-aastaseks, said tordi. Kas naerva? Jaa. Vot. 2 kingitust sain. Aga sina ei tohi panna, siis ta ulatab siit. Jah. Siit ei tohi panna. Õige. Kui ta hakkab sealt võtma, siis pole kohe
kinni ja siis panen selg ette ja siis ta ei saa võtta. Ja nii, kapp on valmis. Päris naljakas, hästi palju on mu käest küsitud, et kuidas me hakkama saame 2-toalises korteris 2 lapsega. See on kõik meie pesa näha. Aga no, tegelikult ei ole mitte midagi hullu. Sest no, laps võtab ju nii vähe ruumi, aga jah, tõesti neid asju, mis lapsega kaasneb, no neid on meeletult. Aga jaa, saab hakkama. Ja meile meeldib see koos magamine, ei ole meil absoluutselt selline, et see on sellepärast, et meil ei ole 3. tuba, on ju. See on täiesti teadlik valik, mille ma tegin pärast seda, kui ma olin uurinud koos magamise kohta ja selle positiivsete külgede kohta. Nii et mina olen üks nendest, kes arvab, et väike laps, eriti alla-aastane laps, peab enda ema kõrval magama. Ja lihtsalt see tuleb talle nii palju kasuks tulevikus ja tema lihtsalt sellele, milline inimene temast tuleb ja kuidas ta ennast tunneb siin maailmas. Aga nüüd tundub olevat küll see õige hetk käes, kus mõlemad tunnevad ennast oma voodis hästi ja nad magavad enam-vähem hästi. Eriti Emily. Emily ei ärka mitte millegi peale ja ta magab nii rahulikult ja nii tublisti. Nii et Emily pärast ma isegi ei muretse, kuigi teema on see väiksem, on ju. Okei, nüüd sa mõtled kindlasti, et miks ma nii kaua meie magamistoast räägin. No nii igav on. Aga jah, ma tean, see ongi igav. Aga ma arvan, et mu tüdrukutel on seda kunagi lihtsalt nii huvitav vaadata. Nii et Sofia ja Emily, teie magasite siin emme ja issi kõrval. Siis, kui ei olnud veel väga piinlik emme ja issi kõrval magada, vaid teile hoopis meeldis see. Juba paari nädala pärast on meie voodi siit läinud ja siin on lastetuba. Olgu, ole tubli, tšau!